loen erakorralise sõnumi, mis peab valmistama meid issanda päevaks, mis peab meile südamesse asetama, mida peame enne tegema, kui tuleb issanda päev. Koguja 12. Mõtle oma looja peale oma nooruspäevil. Enne, kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ütled, need ei meeldi mulle. Enne, kui pimeneb päike ja valgus, kuu ja tähed ja viimajärel tulevad taas pilved. Ja ma kõike ei loe, siis kõneleb siin veel ka vananemisest. Aegadest, mil tõustakse linnuhääle peale, kui kõik lauluviisid lakkavad, kui küngastki kardetakse ja teed käies on hirm, kui mandlipuu õitseb, rohutirts vaevu liigub ja kapparipung puhkeb, sest inimene läheb oma igavese koja poole. Aamen. Kallid kaasreisijad, igaüks meist oleme inimesed. See on Jumala looming. Igaüks on pärit Jumala juurest. Ta on looja, ütles see igivana sõna oma kaunis tekstis. Ja kõigile jõuab kord kutse, tule tagasi, tule sinna, kus on igavene koda. Meie sageli mõtleme selles maailmas nõnda. Kui tuleb surm, siis olen jõudnud juba igavesesse kodusse. Surmaga on siis kõik see läinud, mis siin on olnud halb ja hea, ja nüüd olen siis Jumala juures. Kuid sõna juba siin vanas eas ütleb, et enne peab midagi ette võtma. Enne, kui tuleb issanda päev. Issanda päev tuleb surma läbi, aga issanda päev tuleb ka kohtu läbi, mis maailma peale on tulnud ja ikka tulevad. Need on rasked ajastud, nagu seda sõjaajastud. Issanda päev tuleb raskuste läbi. Ja ta ilmub neile, kes enne on end valmistanud oma auhiilguses. Ühele siis, kes ei ole võtnud arvesse sõna enne, tuleb ta kohtuks ja viskab hädadesse, pimedusesse, hammaste kiristamisesse. Teised aga lähevad siis Jumala igavese aumaja poole. Enne oli siin nii korduvalt rõhutatud iga lause, iga mõtte ees. Prohvet Jeesaja kõneleb 9. peatükis lõpusalmides, et kes tahab rõõmu juurde jõuda, see peab enne käima ahastusest läbi. Need, kes aga enne rõõmustavad, neil tuleb ahastus. See on Jumala suur seadus, looja seadus. Ja sellepärast see vana koguja kutsub mõtlema looja peale, et avastada tema kõnelusi ja tema kõneluste kaudu ka tema seadmisi, et me neid oluliselt arvesse võtaksime. Siis on ka siin üks seadus, et kui oli enne kurvastus, siis tuli rõõm. Kui prohvet Ezekiel räägib linnast, mis on Jumala poolt kohtu alla mõistetud ja seal kuulutatakse hävingut sellele linnale, saadetakse välja inglid, siis ühedele märgitakse otsa ette mingisuguse märgiga, et need ei lähe hukatusesse, vaid neid sealt päästetakse. Ja kes olid need, keda kästi märkida
sellel valges riides, linases riides riietatud mehel olid siis need inimesed, kes ägasid selle kurjuse pärast, selle patu pärast, selle ülekohtu pärast, selle jumalatuse ja uskumatuse pärast. Ja kui nad ägasid enne siis, kui te polnud tund veel hukkamise tund, siis see oli neile õnnistuseks ja nad pääsid. Kas nii või teiseti tuleb issanda päev? Kas me oleme enne ennast valmistanud või meie nüüd pidutseme ja rõõmutseme siin antud ajastus kaduvuse maal ja mõtleme küll, juba see häda täis olev maailm pakub nii vähe rõõmu, kasutame, mis siiani võimalik. Sest kui tuleb issanda päev, siis Jumala sõna ütleb, oleme täna kuulnud, et meie peame olema tema sarnased, kui ta ilmub. Eile kõnelesin pikalt ühe vaevatud inimesega, kes hoolega loeb Jumala sõna ja mõtleb selle sõna kaudu ka looja peale. Ja ta ütles, ma ägan iseenestes, sest ma tunnen, et ajastu, milles elame, on erakordne. Ja ma ei ole valmis. Mu hinges pole vajalikku puhtust, pole tema sarnadust. See, kelle läbi kõik on saadud, ja ka inimene sina. Ja kui tuleb tema, siis kas sa oled tema sarnane? See ägas, et ta ei ole. On hea, kui täna on neid inimesi, kes ka siin kojas ägavad selle linna pärast, kelleks on iga inimese süda üksikult. Ja kui sa ägad, siis sa võid jõuda rõõmusse. Aga enne tuli siis kanda seda viletsust ja mõtelda looja peale. Külastasin ühte haiget, vana inimene oli ja ta ütles, täna öösel ma ei saanud magada, uni ei tulnud silmadesse. Miks ei tulnud, emakene, sul uni silmadesse? Sest ma mõtlesin sellele Johannese kirjale, et kui tema tuleb, siis me peame olema ju tema sarnased. Ja mina tunnen, et minul pole mitte Jeesuse nägu, ega pole tema olemist. Ja sellepärast ma vingusin terve selle öö. Olin ägamises, et kui ta tuleb nüüd surma läbi, et ma võiksin siis üle surma kohata oma päästjat, nagu täna lauldi. Kas sina oled Jeesuse ilmudes, kui issanda päev tuleb, tema sarnane? Täna on armas võimalus, enne kui tuleb see päev, aga täna on armupäev. Jumala sõna ütleb, enne mõtle looja peale. Sest just praegu on see tund, see hetk, mida saame kasutada. Siin selles laulus oli terve rida mitmesuguseid aegu märgitud, mis annavad signaali, et meil on aeg lahkuda. Ühed andsid ehk enam aega, teised vähem. Mandlipuu andis enam aega, kui ta õitses, sest õied kuulutasid, et nüüd tuleb varsti vili. Ja kui vili on, siis lõigatakse see vili. Aga kapparipunk, see ütles, et aeg on peaaegu otsas. Seda peaaegu ei olegi. Sest kui see pung puhkes, siis on aeg otsas. Ja nõnda on siis ka meie elus see nii oluline, et me igaks hetkeks võiksime olla valmis. Ja selleks, et valmis olla, oli tarvis juba noorust rakendada. Mitte ütelda, siis kui ma ükskord juba surma juures olen, kui vana, küll ma siis hakkan mõtlema looja peale.
Küll ma siis ennast valmistan. Kas mina ei võiks siis olla see, kui ma ka ristil olen Jeesuse juures, nagu see röövele ütles, mõtle mu peale. Ja Jeesus vastas, täna pead sa minuga paradiisis olema. Mäletan ühte pidulikku sündmust, kus üks pisut purjus mees ütles, pole viga. Kui ma hakkan surema, siis ma saan röövli armu. Enne, kui päike tõusis, oli tabanud seda meest surm. Röövliarm jäi saamata. Issandapäev tuli ootamatult, enne kui ta võis arvata. Sellepärast oli tarvis noor iga kasutada selleks, et me mõtleksime looja peale ja tema võiks hakata meie elus oma püha loomingut jätkama, sest inimene on ju Jumala auline looming. Aga ta on siiski siin kaduvuse sees ja pattude sees ka roiskuv ja hukkamõistetav ja tal on vaja mõtelda nõnda looja peale, et ta oma loomingut, et looja oma loomingut saaks meie sees jätkata. Et kui ta ilmub, siis tõesti see päev on auline päev ja ka auline inimene tema sarnasena läheb talle vastu. Kallis noor või ka vana, siin oli vanal jäetud veel võimalusi, aga ikka oli see sõna enne, kui tuli see või teine hetk, pidi olema siis juba mõtted mõeldud ja valmisolek olemas. Sõna enne on täna ka sinu ja minu sõna. Ja kui sa just nüüd mõtled loojale, siis on hea, et me seda teeme. Kuidas me saaksime siis mõtelda looja peale, kui me teda nagu ei usugi? Ja kui me teda kahtleme temas ja nõnda edasi. Siin see looja juhib tema peale mõtleja loodusesse. Jumala sõna kõneleb, et loodus ka kõneleb Jumala sõnu, et meie teda seal võiksime näha, tunda teda tema tegudest ja imetlema tema jumalikku olemist ja igavest väge, nagu ütleb Rooma kiri. Ja nii on meil võimalus mõtelda siis looduse kaudu või kuulda tema sõna looduse kaudu. Ja siin juhiti tähelepanu sellele noorele mehele, et ta läheks loodusesse ja et looja võiks tema vastu rääkima hakata. Ja rääkima hakata nõnda, et enne, kui sa nüüd veel vanemaks saad, peaksid sa midagi ette võtma. Ta juhtis siis aeglasemate sündmuste juurde, aga ta juhtis, tahaksin just ütelda, kapparipunga kohta. Enne kui kapparipung puhkeb, siis mõtted peaksid olema juba loojaga korraldatud. Ja siin olemine siis täiuslik tema vastupidiseks. Kapparipung on lõunamaa taim, kannab ladinkeelset nimed kapariide. Teda tuntakse lõunamail hästi, küll hommikumaal Palestiinas ja ka Vahemere ümbrustes. Ja seal oli juba inimesi, kes uurisid seda taime, seda vääntaime, lõunamaa taime. Ja see oli inimestele väga kallis taim. Ja kui see kapparipung hakkas puhkema, siis oli ka juba tema lõpp tulnud. Sest nii kui pung puhkes õieks, siis lõigati õis. Kõige paremal, kõige ilusamal eluhetkel lõigati. Ja seda pandi siis küll palsamite hulka, küll mitmesuguste toitainete ja teiste jookide hulka, et anda sellele meeldiv maitse ja samal ajal ka teatav vitamiin ja tervis, mis sellega seoses oli, kui teda ära kasutati. Nõnda, et kapparipung, kapparitaim ei saanudki õitseda lõpuni, vaid nii kui puhkes, lõigati. Mõtlesime äsja suure kurvastusega Allari Puu 2-aastasele tütrele. Kui ta 2 aastat vanaks sai, siis sängitati teda maamulda. Keset elu ilusamat mänguhoogu koeraga kuskil õuel sattus ta veesilma, langes ja jäi. Nõnda issand ütleb, valvake ja me ei tea, mil meie pung lõigatakse.
ja sul on igavene teekond. Ja kui nüüd on enneaegne, pole teostatud seda sõna enne, siis on suur õnnetus. Vaata, looja kõneleb oma loomingu, see on looduse kaudu. Sellel aastal terve kuu aega varem lendasid Haapsalu kohalt üle kured. Rõõm oli vaadata õljusid kõrgel õhus. Selge taevas, põhjatuul puhus. Nendel ei olnudki vaja tiibu liigutada, vaid ainult liuglesid. Põhjatuul neid toetas, ilm oli kaunis ja enne kui tulid kurjad ilmad, olid nad juba Aafrikas. Loodusteadlased ütlesid, kuu aega varem, Matsalu mehed, kus ikka kured kaua peatuvad, ütlesid, juba nad on Aafrikas siis, kui olid meil kurjad ilmad. See linnukene oskas mõista, mis tähendas sõna enne. Enne oli juba need kuremarjad seal soodes ära söödud, enne oli juba harjutatud tiibade tugevust ja enne oli tarkus, et õiget aega kasutada. Enne kui tuli kuri tund, nad läksid ja olid päästetud. Ja nõnda paljud teised. Enne. Aga me olime väga õnnetud, kui talv tuli valjukülmaga, kuu aega varem ja meie puud olid lehes, aias, heinamaadel, karjamaadel ja nii kurb oli vaadata, et lehed ei langenud ja oli talv. Mõnikord oli ta nii enne, et ei oldud valmis. Looduski ei jõudnud sellel aastal valmis. Ei jõudnud leht veel vabaneda pungast, ei pung polnud veel valmis, ei see oksakene polnud veel valmis, õung ei olnud valmis või vili, jäi rippuma sinna kinni oli ta veel. Kui suur õnnetus oli see, kurb oli vaadata neid kuivanud lehti, mis purunesid kui tubakas, oli erakordne, ei olnud valmis, nõnda nagu iga sügisel langes leht, oli pehme, sai mullaks, aga nüüd oli kui tuli üle käinud. Ei olnud valmis. Loodus. Sellepärast on nii oluline, et inimene, kes on ülim Jumala loominguist, võiks mõista seda, et enne tuli ennast seada, kui tuli see päev, mida meie ei armasta. Inimese mõtteviisiga, kuid Jumala mõttes on see siiski armas. Meil oli tarvis enne olla valmis, kui tuli see tund. Enne vahetada mõtteid loojaga. Vahetada neid looduses, nagu nimetasin, õppida nendest, Jeesus ütles, õppige linnukestel välja peal. Vaadake lillekesi, õppige neist. Ja nõnda edasi. Nõnda on meil Jumal teinud kõik, et me võiksime mõtteid vahetada loojaga. Ja et tema tegu hakkaks meie vastu rääkima. Tema sõna saaks ilmutada seda, mida meie vajame. Nagu loeme 2 Korintuse kirja 4. peatükis 6. salmis, Jumal ütles, tähendab oli sõna. Ta ütleb iga päev meile palju, aga ta ütles, saagu valgus. Ja valgus sai. Ja nõnd on hakanud valgus paistma pimedusest. Sõna muutus valguseks ja hakkas paistma pimedusest. Ja kuidas? Ja see sama hakkas paistma meie südamed. Millise eesmärgiga? Et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. See on Jumala kõne, et meie saaksime Jumala sõna sisu ja selle loomise jõu, selle vilja kätte, milleks see sõna on läkitatud. Et me jõuaksime Jumala auni välja, igavese koja poole, kus on Jumala igavene armastus ja auhiilgus, kus inglid kummarduses vaatavad nendele, mis inimese lastel on kingitud. Armus. Kallis kaasrände, mõtle täna, enne kui sa siit uksest välja lähed, enne, möödunud aastal oli Keilas, üks mees harva tuli koosolekule. Ta kuulas sõnumit ja tundis seda, just täna on minu tund. Täna ma pean ennast valmistama, enne kui ma siit kojast välja lähen.
aga ta ütles, homme on ka päev. Läks välja. Ja hiljem siis kuulsime, järgmine päev tuligi tema surm. Teist võimalust ei olnud. Enne kui kapparipung puhkes, lõigati ta ära. Või kui ta õitsema lõi, aga enne tuli midagi ette võtta. Ära siis mine, täna valmista ennast, enne kui sa siit kojast lahkud. Ja Jumala sõna on meie vastu kõnelnud oma imelistes sõnumites ja need tahavad saada meie sees tegumoe, et me oleksime ka ise tema looming, sest see sõna sünnitas kõiki ja see sünnitab Jumala auhiilguse ja valguse ja viib veel mitmest astmest läbi. Ta kõneleb täna ka inimese kaudu, mitte ainult looduse kaudu. Ja kui sa muidu loojat ei mõista ja tema mõtteid ei oska lahti mõtestada, siis vaata ka inimeste kaudu. Käisin eile Keskraamatukogus, otsisin ühte raamatut suure põnevusega ja siis vaatasin Tammsaare stendi ja seal oli üks niisugune tsitaat sellelt kirjanikult esitatud. Ta imetles inimest tema mitmesuguses vormides, elu paremas ja elu halvemas situatsioonis, nutus ja naerus ja tema tunnete puhangutes, rõõmustustes ja kurvastustes. Ja ta lõpetas seda sõnaga, inimene on kaunim raamat maailmas. Jumal kirjutab Jumala loomingu enese kaudu, kirjutab inimese kaudu raamatuid. Ja üks usuteadlane ütleb, et see on 5. evangeelium. Teame, piiblis on 4 evangeeliumi. Inimene on Jumala loomingus 5. evangeelium, kui ta saab selle täis kirjutada nõnda, nagu tema seda tahab. Et nii, nagu ta Siilile pani südamesse minna juba enne, kui tulid kurjad päevad, keegi käis seal sügisel metsas ja hakkas sammalt korjama, et kitselauta seal tehendada. Ja Siil tuli välja samblast. Oli juba talveunes, ei reageerinud, oli täitsa soojad ajad. Enne oskas Siil sinna minna ja nõnda siis ka inimene peab olema see raamat, mis kõneleb, et me enne peame olema juba tema kiri, tema looming ise. Ja et see siis ka omakorda täidaks selle ülesande, milleks Jumal on loonud sinu, see on inimese ja minu. Et kõik näeksid tema kaudu loojat ja saaksid paremad mõtted ja meele parandamise ja valguse, mis viivad Jumala ausse. Ja nõnda siis täna kirjutab see looja oma mõtete kaudu inimeses oma kirja ja apostel ütleb, et te olete minu kiri. Ei ole tindiga kirjutatud, vaid elava Jumala vaimuga. Igaüks, kes seda loeb, näeb seal isa loojat ja püüab ennast ka valmistada. Kas sa oled täna looja kiri? Armastad sa siis tema mõtteid? Psalmist ütleb, kui kaunid on sinu mõtted, kui kallid on sinu mõtted ja kui palju neid on. Ja ta tahaks siis, et need valguksid tema olemisse ja kujundaksid tema, sest iga sõna on loov jõud inimeses elus, südames. Et sa võiksid hakata tundma loojat kui oma isa. Jeesus ütleb, meie isa, kes sa taevas oled. Kas sa võid täna kokku panna ja ütelda Jumala suhtes, minu isa, kes sa taevas oled? Kallis on inimene tõepoolest oma loomingus nõnda, nagu ta on, oma tarkuses ja tunnete maailmas ja edasi. Aga kaunim on see, kes on saanud Jumala lapseks, kes on tema poeg ja tema tütar. Mulle meenub mu isa, kui sõitsin koolist koju Haapsalus, käisin Läänemaa õpetajate seminaris tollel ajal, isa tuli talveperioodil hobusega ja reega vastu, viis maale, viis koju. Ja ma kuulsin usuõpetuse tundides ühte või teist Jumalat, ma ei usaldanud kõiki üldse seda ja ma ei võtnudki esialgu osa, pärast siiski võtsin usuõpetuse tundides, see oli vabatahtlik tollel ajal. Ja kui nad seal rääkisid,
seda ja teist, siis ma mõtlesin, aga mis minu isa selle kohta ütleb. Tema on usklik, ta on Jumala inimene. Ja kui ma läksin temaga koju, siis ma arutasin neid mõtteid, mis ma olin kuulnud, et isa võiks sellele alla kirjutada või selle maha kriipsutada. Nõnda kallis oli minu isa, ta oli ilusam inimese lastest. Mul oli suur uhkus vaadata oma isa palgesse. No teistel ta võib-olla ei olnud ilus, aga minule ta oli ilus. Ja kõik see tarkus, mis temal oli ülim tarkus. Ka õpetlaste tarkus ei küündinud selle tarkuseni ja ma usaldasin seda üle kõige. Ja ma teadsin, et kui meie kodus olid rasked tunnid, suur pere oli, mõnikord leib lõppes ära enne, kui tuli uus rukkis, siis ma kuulsin, isa kõneles seal kuskil heinte peal. Vaiksesti ma kuulsin, ta kõneles. Tal oli veel keegi teine. Ta vahetas mõtteid isaga, kes on looja, et temagi võiks olla õige isa oma poegadele ja tütardele. Täna ma mõtlen tänuga auapõhja sellele isale. Kui sellel noore mehel oli kitsas, rahupuudus vahest, kui ta juba elus oli, siis mõtlesin, kui ma saaksin koju. Seal on imeline rahu, see on kodu, seal on mu isa, seal on mu ema. Jumal kõneleb, looja kõneleb isa läbi. Kas sina ka oled niisugune isa, kelle läbi looja kõneleb? Ja et siis see võiks kujundada sind ka isa näo järgi, sest nõnda, nagu on isa, nõnda peab olema poeg või tütar. Lugesin asja maailmakuulsast pedagoogist Pestalozist, seda otsingi Keskraamatukogus originaalkeeles, aga ei leidnud. Ja tema pedagoogi ka maailmas veel eksisteerib, aga tema sõnum oli oluliselt selles, et ateismi pinnal on ainult surm. Üks elav pind on maailmas ja see on Jeesus. Ja iga ema otsene ülesanne on mitte anda edasi elutõde, mida Jeesus on inimkonnale, sulle ja mulle raamatutarkuse kaudu, vaid oma ema armastuse ja sooja ja põleva innuka südame kaudu. Kui enam sinu asi ei aidanud, ütles see Pestalozzi emale raamatus Gertrud, ja siis sinu ülesanne on oma lapsele anda, et nüüd võtab sind üle taevane isa enese kätesse. Sellel emal pidi olema siis otsene seos taevase isaga, et ta võis anda edasi selle sama elu ka oma pojale ja tütrele. Ja ma austan selle tõde. Selle mehe tõde, kes tundis ja tunnetas, kes sai maailma suurimaks nõndad kuningadki ja mitmed riigid tulid ta juurde, tänapäeval ta nimi veel elab. Kuigi mitte aus just nende hulgas nõndavõrd, kes Jeesust ei tunnusta. Jumal kõneleb oma loomingu läbi, kõneleb inimese läbi. Kui palju enam kuulsime, ta kõneleb tõelise inimese läbi, kes on Jeesus Kristus, Jumala poeg. Sellest taevasest perekonnast, sellest Jumala kojast, kuhu me kõik jõuame, on pärit. Ja tema oli kuulekas oma pojale. Imelik perekond oli see, sest see poeg ei teinud midagi, mis oleks olnud isa vastu. See poeg ei rääkinud midagi, mis ei oleks isa rääkinud. See poeg ei teinud midagi, mida isa ei teinud. Ja nad olid kui kuulekas perekond. Poeg ütles, kes mind näeb, näeb isa. Apostel ütles, nüüd ei ela enam mina, vaid Jeesus Kristus minu sees. Kallis kaasrändaja, Jumala looming kõneleb täna sellest imelisest osast, mis on antud inimese kätte, et meie võime näidata isa valgesse oma tervema olemisega, innukusega, nõnda, et meiegi tütardest ja poegadest saaksid taevase isa pojad ja tütred. Sa oled Jumala elav sõna, loovsõna ja see ongi siis otsene ülesanne usklikudele inimestele kuulutada Jeesus Kristus. Tsiteerisin selle sõna, et tekiks meie südametes selline valgus, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. Jeesuse Kristuse isikus on Jumala au. Sealt ta tuli,
seal ta viibis ka siin usus, sinna ta, kuhu ta iial läks, ütles, taevariik on ligi tulnud. Läkitas oma sõbrad, jüngrid ütlesid, ütelge sama. Täna ta läkitab sind ja mind ja ütleb sama. Siin on taevariik selle inimesega koos. Nad on tema sarnaseks saanud. Enne tuli siis valmistada, kui tuli see päev. See Jumala imeline looming, tõelise inimese Jeesuse Kristuse läbi on loodud uus taevas ja uus maa inimsüdamesse. Uus inimene. Ja kes selle nüüd ära rikub maailma ja patu armastusega, sellel on hukatus. See ei pääse ei kuhugi, vaid jääb hukatusse ja läheb hukatusse, aga teised lähevad igavesse valgusse Jumala poja poole. Kui ütlesin inimesest, kellega kõnelesin, et ta ei leidnud enese olevat tema sarnane, aga ta hindas piiritult see sõna. Samal ajal ütles, aga seda, et kui inimene halvasti abiellub ja ta õnnetult elab, siis te ütlete, et ei tohi uuesti abielluda. Ja siis on see kurjast. Ja nõnda see on. Jumala sõna ütleb nii. Tema sõna on igavesti püsiv sõna. Ja vaata, sealgi tekib siis see suur hädaoht, et Jumala sõna pole aus, et ei ole tekkinud ei uut elu, kes võiks sõna nõnda mõtelda, nagu ta on kirjutatud, sellest aru saada, oma ellu rakendada, ei mõista ka seda, et abielu, mis on perekondlik põhibaas, on Jumala püha looming Jeesuse Kristuse läbi, kes selle loomingu ära rikub ja heidab ära endast selle, kes on Jumala kaudu ühendatud temaga, siis ta on rikkunud Jumala loomingu ja sealt tuleb ainult õnnetu elu, hammaste kiristamine ja ahastus ja nii on kaasajal hukatus lähemal kui varem perekondadele, meie lastele. Meil on põhjus täna saada siis, enne kui tuleb hukatuse päev, enne kui me lapsed hukkuvad, enne kui me ühiskond hukkub, saada Jumala loominguks, kes on uued inimesed ja austavad Jumala seadmisi, nii kui kiri ütleb, ja vaatavad isa palgesse. Psalmist ütleb, kes minu peale vaatab, see kiirgab otse kui see kiirgab. Ja teisel, kes minu peale vaatab, neid uuendatakse püha vaimu läbi ja need ilmuvad tema palgees tema sarnastena. Tule, kallis reisija, enne kui tuleb su ärakutsumise tund, tuleb siis, kui oli noorusiga, sest siis hakkab see elukiri peale. Noorest east, mis sa siis teed, kui sa oled vana? Jääb ainult kustunud plekk, üks kortsunud leht. Võib-olla pääsed läbi tule, aga kirja oled sa kõik visanud prügikasti. Ja paiguti siis ei olegi võimalik enam pääseda. Noore taevade sees tuli mõtelda loojale, tema seadustele, saada kokku Jumala sõnaga, kes toob välja inimese kui Jeesuse Kristuse, kes on Jumala poeg ja kelle sees on Jumala auhiilgus ja kes viib meid pühale mäele, nagu kuulsime, Sioni mäele, Jumala igavestesse majadesse. Aamen.